Kui inimene tuleb uut autot ostma, siis astub ta loomulikult salongist sisse, suured logod Opel, aga kui autot on vaja juba hooldada, siis tuleb minna ümber nurga. Täpselt nii on ka Kadaka teel, kus on püsti pandud suur hoolduskeskus, mis ei remondi ega hoolda ainult Opelid, vaid loomulikult kõiki teisi automudeleid ka. Alles me ju käisime eelmisel nädalal Opeli uues esinduses, mis on siinsamas Kadaka teel automaailmaga ühes pundis ja ega me vist kaua aega ei läinudki mööda, kui esimene autoteel juba müüdud sai. Ja, täiesti õigus, et inimeste huvi meie vastu on suur, Opeli kaubamärgi vastu huvi on suur, nii et kliendid on meid üles leidnud, nii et kõik on väga hästi. No see auto, seesama Opel, mis nüüd müüdud sai, see vist tõenäoliselt mõnda aega siia teenindusse tagasi ei satu, kui just ei vaja hooldust teha. Aga miks me tulime ka siit samast automaailma ukse vahelt, et see on see põhiline, mida ka teie tahate teadvustada inimestele, et ega ei ole niimoodi, et ainult Opel võib siit sisse sõita, vaid siia taharuumi, kus me kohe läheme, on oodatud kõik automargid. Kõik automargid on meile oodatud, samamoodi tagaruumis me näeme, et on meil erinevad margid esindatud, nii et kartma ei pea midagi. No aga lähme siis, kõnnime teenindusse vaatama, sest ma olen juba kuulnud eelnevalt, et uusi aparaate, mida võib-olla igas autoteeninduses ei olegi, on siin täitsa olemas ja töö saab korralikult tehtud. No nii, visuaalselt, kui puhas siin on? Kas see on sellepärast, et asi on nii uus või käibki tänapäeval täiesti puhtalt asjad? Tänapäeval käibki autoteenindus täiesti puhtalt, et ei ole sellist musta õlist mullapõrandaga garaaži, et kõik peabki olema viisakas, valge ja tööks peavad olema kõik vajalikud variandid olemas ja vahendid. No ja tegelikkus on ka vist see, et ega tavainimene, kes siia sisse astub, ei näegi, ei suudagi tuvastada, mis aparaat mida teeb. Võib-olla jah, tõesti rehvipink on ainult, mida visuaalselt võiks ära tunda. Ja kindlasti, et kõik seadmed on meil täna uued, kaasa arvatud just räägitud rehvipingid, montaažipingid, kindlasti rehvipesuseade, mida meil varasemalt ei ole olnud. Kaubiku klientidele uudis see, et meil on olemas ka 5 tonni tõstuk, mida meil varasemalt ei olnud, uus sillapink, nii et kõik seadmed on uued, võetud oma ala professionaalide poolt ja mõeldud tõesti kasutamiseks kõikidele sõidukitele igas olukorras. Et no, nagu sa mainisid, kõik aparaadid uued, et kui palju see automaailma hooldemeeste jaoks elu on lihtsamaks teinud? Ta on teinud palju lihtsamaks elu, kõik on uus, kõik on hästi kasutatav, uued asjad on läinud lihtsamaks, töömehele sõbralikumaks, nii et nende poolt on väga positiivne. No varem teil ei ole olnud kaubiku tõstmiseks pinki, see on 5000 kilogrammi ehk 5 tonni tõstab ta üles. Ma saan aru, et jällegi on need automarke, teil samas on Opel buss olemas, aga samas me teame, et on ju sarnase välimusega Renault ja Nissanit, et kõik on vabalt siia mahutavad. Ja kõik on vabalt mahutavad, oleme teinud katsid ka, kõik tulevad meie ukse vahelt sisse, kõiki saab tõsta, nii et kõik kaubikuomanikud on samamoodi oodatud meie teenindus külastama. On veel mõni eripära, miks võiks ükstapuha millise autoomanik, millise margi omanik just siia sõita? Et on teil midagi sellist erilist ka, mida teistel võib-olla ei ole? Kindlasti, mida võib-olla varasemalt meil ei olnud, on täna olemas kõik vahendid ja oskusteave, et saada hakkama iga tööga. Et uudisena on meil ikkagi ka diagnostik täna tööl. Meil on kõik seadmed selleks, et teha alates siis õlivahetusest kuni juba keerulisemad mootorid remontideni välja, nii et ei ole ühtegi asja, millega me ei saaks hakkama. Kas te avamise puhul kampaaniat ka teete? Ja kindlasti nüüd siis 15. veebruarist kuni 15. märtsini on meil käimas veermiku kontrolli kampaania, kus me siis pakume kontrolli tasuta meie klientidele. Veermik tihtipeale suur lai, mis sinna kontrolli alla käib, et mis teile võib-olla silma on jäänud, mida kõige rohkem võiks üle vaatama? Selles mõttes kindlasti meie tingimustes peab üle vaatama kogu alusvankri, alustades sarniiridest, lõpetades amortideni välja. Täna meil on ka olemas amordistend selle jaoks, nii et me saame kõik ära kontrollida. Ja teise kampaaniana siis pakume meie klientidele, kes meile tulevad kompleksspesuteenust, mis on samamoodi jälle uudne, kuna Kadakade automaailma teeninduses ei ole pesulat ennem olnud. Ja kindlasti tuletan kõigile meelde, et jälgige meie automaailma Facebooki kodulehte, kuhu me siis pidevalt paneme uut infot üles kõigi meie kampaaniapakkumiste kohta ja kogu info kohta, mis võiks teid huvitada. Selleks tuleb panna aeg kirja, ma saan aru, teie kodulehel. Kas meie kodulehekülje peal või siis meile helistades või e-maili saates, pange aeg kirja, lepime teile ja meile sobiv aja ja ootame.